Tere ja nagu ma lubasin teile, teen teile ka siis 4 elemendile siis mis magic, mis imed on teid ees ootamas. Ja igat elementi siis, kõik elemendid on meis kõigis endis olemas ja juba see on magic, sest me oleme looduse osake loodusest ja loodus on osake meist. See on juba esimene magic, kollektiivne magic, mis ma tahan sulle öelda, et sa teadvustaksid, et kui sinus on mingi element äärmuses, kas on su enda sünnielement või mingi muu element parasjagu, siis tea, et sa saad tegelikult alati kombineerida ja tasakaalustada endas kõik need 4 elementi. Mis imed on meid ees ootamas ja võib-olla täna ma sissejuhatuse asemel, kaartide paneku asemel ma räägin midagi. Ma tunnen, et see on oluline kollektiivile. Ja nagu sellepärast. Vahemärkuseks tahan öelda, et merikese numbrite keele merikese need numbrikaardid siis, mis olid minu käes 5 tükki, on müüdud praeguseks. Arutlen merikesega, kuidas edasi, mis edasi, aga praegu hetkel saab tellida siis merikese käest edasi. Aitäh kõikidele, kes juba tellisid, kiiretele tellijatele, väga tore ja see on armas, et tegelikult minul ja Merikesel on väga palju ühiseid kuulajaid, vaatajaid, mis on tore üllatus selline. Ja minu kohta, minu Anne, ma hakkasin kaarte vist, kuidas see oligi, kas 2023-2024 hakkasin siin YouTube'i leheküljel siis kaartidega tegelemas, kui mitte varem, eks ju, 2022 võib-olla isegi. Ja ma olen suht uus selles vallas, kuid minu suurim trumpäss sellega seoses kõikide teistega kui võtta, ma olen selles mõttes teistsugune kõikidest teistest, et ma pigem rohkem kanaldan. Kaardid on täpsustavad, täiendavad, rikastavad sümbolite keeles, aitavad mul looduse sõnumeid veelgi täpsemalt edasi viia, konkreetsemaks minna ja nii edasi. Kuid kindlasti ma ei ole selline olnud, ma ei ole ennustaja. Minu pigem kallak on see, et ma töötan suuremalt jaolt siiski ühisväljaga. Ja väga paljud inimesed on võib-olla projitseerinud mulle, kuna mu lugemised on väga populaarsed olnud läbi aja, väga intensiivselt populaarsed ja armastatud, siis on sellele ka projitseeritud igasuguseid nagu enda varjukülgi, et umbes nagu ma kas ennustan, kas ise manifesteerin läbi selle, kontrollin või midagi sellist. Tegelikult ausalt öeldes on läbi aja minu stiil olnud just vastupidine. Ja ma pean seda vajalikuks rääkida, sest ja kõikide introvertide nimel ma räägin praegu, et vaata, kui sa ei räägi endast, kui sa hoiad privaatsust, kui sa ei uhkelda oma annetega, oma küllusega elus, oma saavutatuga, siis hakatakse ise projitseerima läbi oma isiklike varjukülgede sulle mingeid silte või omadusi, mis on tegelikult nende enda pimekohad, nende enda elus. Ja ma sellepärast julgustangi, ma seisangi praegu kõikide introvertide eest, et alati seisa enda eest, räägi, kuidas asjad tegelikult on, et nemad võivad ju arvata, sest vaata siis, kui sa oled privaatne ja oled selge, neutraalne, eks ju, sa ei lähe draamadega kaasa, sa ei ole kogu selles sees, eks ju, sa elad oma elu, you mind your own business and you do your own style and you are unique, eks ju, sa oled väga eriline ja ei saada päris aru täpselt, mis sa oled, kes sa oled, sind ei saa nagu raamidesse panna. Sa oled niivõrd teistmoodi ja eriline lihtsalt, niivõrd endaga heas kontaktis. Siis hakataksegi väga tihti lugu valgustöötajale see tegema. Ja sest vaata, mida neutraalsem ja selgem
ja heas kontaktis sa endaga oled, siis sa oled nagu selline mitte tormine veekogu, vaid väga klaasselge veekogu. Aga siis ongi see, et sa oled just nagu elav peegel siis. Ja see peegel, mis nemad sinus näevad, see ei ole sina, vaid sina oled leidnud enda sees erinevate aspektide hulgas tasakaalu. Ja sellepärast, et sa oled nii neutraalne, siis see automaatselt trigerdab neid, põrkub tagasi neile, sest sinule see ei mõjuta sind, eks ju. See ei mõjuta sind, sa tead, kes sa oled leidnud tasakaalu ja rahu iseenda sees, siis justkui nagu järve sile peegel põrkub tagasi sinna ja siis nad ütlevad, et aga see järv on see, mida nad seal näevad. Tegelikult oli see nemad ise. Ja mina olen käinud armateed juba, ma arvan, et lapsest saati ja ma teadlikult kõik oma eksimused olen ma teinud vigade parandusi. Nii eelmistes eludes kui selles elus. Ja inimlikud eksimused on kõigil, aga mu mõte on see, et mina usun vabasse tahtesse. Ja mina kunagi ei ole tahtnud ega taha ka sunniviisiliselt kedagi või midagi oma ellu. Siis see ei ole määratud, siis see ei ole mulle omane. Ma elan hästi veevalaja ajastu vaibis. Ehk siis mul on see kuidagi, sa oled endaga heas kontaktis ja see, mis sul on määrad, sa ei saa sundida kellegi moodi olema või kedagi tahtma või tegema nii, nagu sina tahad. Sa saad olla sina ise, olla heas kontaktis oma sisemise ressursiga, väega ja sa saad magnetiseerida kas sarnaseid või vastandeid. Igatahes on see elu muusika, eks ju, aga mu mõte on see, et kedagi nagu ma ei manifesteeri endale armastust sellisel moel, ei ole kunagi seda teinud ega ei tee ka. Mina olen seda masti vanem hing teab, et armastust ei otsi, ei kontrollita, see tuleb ise su ellu. Just siis ma olen saanud kogeda väga sügavaid tundeid läbi selle, et ma ei ole vastupidi just mitte midagi ega kedagi kontrollinud. Ja see ongi kõige ilusam osa ja sellepärast, kuna ma olen seda tunda saanud juba läbi elu, eks ju, ma ei ole selline, kes teid otsib, desperado, käib kuskil läppides või midagi. Ma kulgen oma elus ja ma tean lihtsalt vankumatu teadmine, et see lihtsalt tuleb mu ellu, kui aeg on õige. Ja mul on endaga ka väga-väga põnev, mul ei ole kunagi endaga üksi igav näiteks või midagi sellist. Ja mul on oma lähiring ja nii edasi ja seda enam vaata, siis püütakse projitseerida sulle, tegelikult see ei ole ka halb, sellepärast et see toob kõik introverdid, intellektid, emotsionaalsed intellektid välja oma koobastest ja ütleme, kuidas asjad tegelikult on. Et see on teatud mõttes isegi looduse poolt niimoodi määratud, et see juhtuks. Aga nii, et ärge peljake seda, et enda ees seista ja väljendada ennast, nagu tegelikult asjad on. Ärge laske endale projitseerida. Veevlaajastu toetab seda, et sa räägiksid, kuidas tegelikult on, et sa väljendaksid enda tõelist olemust. Siis vaigistub see projitseeringute laviin, vaata, mis on nagu kujutlusvõimega, uudishimust leiutatud, pime koht by people, inimeste poolt, kes endaga ei ole sisetööd teinud, ainult nemad tegelevad teiste inimestega tegelikult. Ja veevalaajastus on siis selline, et ise tulevad kõrgem hingeside, vanem hing ka, ta ei soovigi vähemat kui sellist äratundmist, sügavat mõistmist on ja see ei ole oluline, et see oleks ka vanem hing. Siin on hoopis teised dünaamikad. Aga arvatavasti vanemad hinged teavad, mis ma praegu tahan öelda. Aga võib-olla kergemini. Aga mis ma tahan öelda on see, et minu kaardi lugemised on olnud, ma olen veevalajastu essentsiga olnud lapsest saati, ma olen elav
elav näide Veevala ja ajastu sellest. Aga vaata, minul on lapsest saati ja ma arvan, et ka eelmistest eludest on selline teema, et ma teen minu magic on siis see, et ma teen loodusega väga hästi koostööd. See ongi see, et ma ei riku kellegi vabat tahet, vaid ma olen vabas voolamises ja ma austan loodusseadusi, iseennast, teisi, loodust. Ja see ongi, mis on minu magic ja mis on mind hoidnud tegelikult ka, sest kõik, mis sa välja saadad, sa saad ka tagasi. Ja mul on lapsest saati olnud siis selline asi, et kui ma midagi intuitiivselt jagan, ma tunnen ja ma jagan ja ma ei ole kunagi olnud selline, kes niisama lobiseb. Ma olen alati rääkinud ainult siis, kui mul on midagi tegelikult ka öelda ja kõik teavad, et kui Maris on upset, Maris on väga rahulik ja tasakaalus ja maandatud, aga kui Maris on upset, siis juba on midagi räigelt rikutud. Siis on räigelt mindud üle piiri, et tekib selline torm, vaata. Ja siis ja see ongi see, et Maris siis väljendab nii, et on väljendatud, nii et selgus on majas. Ja kõik saavad aru, et see ei juhtunudki ilma asjata. Et see on võib-olla minu essents ka õhuelemendina, eks ju. Ja õhku on mul palju seal sünnikaardis ka ja Veevala ja ajastu on mu lemmikajastu. Ma olen väga tänulik, et ma sellisel ajastul elan. See on kõige normaalsem võrreldes eelmisega. Ma ei saanud sellest eelmisest üldse aru, miks see vajalik oli, aga ma saan aru tegelikult, miks see vajalik on, aga see ei täida nagu minu hing ei ole täitnud, vaata. Ja mul on tähtis, et keha, meel ja hing kõik. Ühesõnaga, mu point on see, et alati, kui ma midagi olen väljendanud, ja vahel ma ise ka ei tea, miks just see tunne, see energia, see mõte, idee, see väljendus tuli just sellisel kujul, nagu ta tuli, või sündmus, või looming, mida ma olen teinud. Ma olen hästi ettenägelik, mu hing on. Minu inimene vahel ei teagi, aga ma tean, et see nii on. Mul on kindel teadmine, et see nii on. Ehk siis ma usaldan oma hinge, oma teejuhte. Ja huvitav, et iga kord on nii, et alles hiljem, natukene hiljem, elu, mu hing, mu teejuhid näitavad mulle, et näe, see on põhjus tagajärg, sellepärast sa pidid nii väljendama, sellepärast sa tundsid nii, sellepärast sa väljendasid nii, nägid nii ja kõik need asjad. Sellepärast see juhtus nii. Ehk alati mulle tuuakse mingi kogemus ja siis tuuakse see faktiline või teooria või see põhjendus. Ja väga selgelt, konkreetselt ja põhjalikult. Ja sellel on ka oma eesmärk, et ma seda jagaksin siis ka kolmandate osapooltega. Selles on alati peidetud selline nagu, ja tihtilugu see ei ole väga äärmuslik, tihtilugu on see pigem kinnitus, on ka olnud selliseid, kus ma olen saanud elamuse või mingi sellist, aga tihtilugu on see lihtsalt kinnitus, et näe, su sisetunne oli õige, sa toimetasid õigesti, et sa seda usaldasid, isegi kui see alguses tundus sulle utoopia. Nii on ka minu kaardi lugemistes olnud. Mina ei manifesteeri kedagi ega midagi oma ellu sellisel moel, nagu enamik inimkonnast teeb. Ma isegi olen seda varem öelnud, enamik inimkonda manifesteerib väga räigetel võtetel, mis hiljem neile tagantjärgi loodusseadusi rikkudes, mitte iseennast ja teisi väärtustades, aga sellega sa lood tegelikult ämbreid, mitte pikaajalist alalist küllust. Ja siis pärast süüdistatakse teine teist, aga tegelikult tõeline manifesteerimine ei ole kiirustav, see on hästi läbi mõeldud, läbi tunnetatud, läbi kogetud. Ja see on see, et ressursi kasutus on selles mõttes, et sa lihtsalt ei pilla ega lahmi, vaid sa tõesti tead, mis on sinu jaoks ja mis on sinu vajadused ja kes sa oled ja kas see resoneerub ja kas see pikaajaliselt on sinu tõde ja sinu väärtus ja asjad. Ja kui ma olen kaardi lugemisi teinud, siis mina olen see, kes on ühenduses ühisväljaga. Ehk ühisvälja kas pingekolletega, ohtudega või siis hoopis õnnistustega, suurte potentsiaalidega. Ja ma alati toon aga see ei ole kivisse raiutud.
ma toon alati ühisväljas selle välja, kus on kuskil pinnal. Ühisväljas kollektiivselt, globaalselt või Eesti-siseselt, mis on hetkel õhus rippumas kõige suuremal määral. Ja siis ma väljendan seda. Minu hing väljendab seda, mis on. Aga see ei tähenda, et see täpselt nii läheb. See tähendab seda, et suure tõenäosusega see nii läheb või nii on. Sest see juba on seal õhus, see on juba, kuidas öelda, keegi on selle niimoodi loonud või keegi on seda ehitanud sellisel moel. Aga seda on võimalik ühe hetkega ka täiesti ära lahustada, kui vaja. Ja muuta ümber. Kui see on näiteks, ma mõtlengi, et kui ma toon ohud näiteks, on võimalik need ümber pöörata koheselt. Ja seega ma olen hästi orgaaniline. Ma ei püüa kontrollida. Sest ma tean, mis tähendab, kui sa kontrollid. Ma olen seda teiste inimeste pealt juba õppinud, mis tähendab, kui sa püüad liiga kontrollida kedagi, kas suhetes, elus või mida iganes. Mina olen hoopis teistsugune manifesteerija oma elus olnud ja olen ka edasi. Palju teadlikum. Ma ei tea, ma ei ütleks, et see on vanema hinge essents niimoodi teha, sest ma tean ka väga palju vanemaid hingi, kes seda reeglit ei järgi. See on minu enda isiklik taipamine olnud ja ma elu on mind selle tõttu ka väga palju hoidnud tänu sellele, et ma olen seda koostööd teinud sellisel moel. Nii et kui ma olen midagi jaganud ja sulle võib tunduda, et kas see nüüd juhtub sellepärast, et ma ennustan, et ma kontrollin, ma manifesteerin oma sõnadega või mis see on, siis tegelikult on see lihtlabane see, et ma kanaldan ühisväljast, mis on inimestel kollektiivis enamus, kes minuni jõuavad, see ei ole juhuslik, ka see on energeetiline kõik, mingi videoni. Ma lihtsalt, kuidas öelda, kanaldan ehk siis edastan, sõnumineerin, väljendan, mis praegu õhus on, mis hetkeseis on ja kuhu võib see suuna võtta. Mis on juba energeetiliselt loodud. Ja tihtilugu inimesed elavad maises mõistuse kesses, nemad ei näe seda. Aga minul on anne seda näha ja tunda ja tajuda. Sealt tulevad ka mul need spirituaalsed uudised nii-öelda. Ja see on magic, eks ju, mulle endale ka, aga ma saan aru, et see ei ole päris normaalne, see ei ole paljudel nii, see ei ole normaalsus, see ei ole tavalisus, see on anne mul, eks. See on mul anne ja ma arvan, et see on mul tulnud ikkagi läbi elukogemuste selles osas, et mul on uudishimu on ju ja teemad ja võib-olla ka kaitse-eesmärgil. Ja ka sellepärast, et ma vibreerin veevõla ja ajastuga ühes rütmis. Ja ma olen selline eestvedaja, kes aitab ajastute üleminekul inimesi ja seda omal moel. Ma arvan, et nüüd tagantjärgi ma näiteks nägin videosid, mida on juba üleval olnud 3 aastat ja rohkemgi veel, 6 aastat, 3 aastat on olnud üleval. Minul ei olnud sellest õrna aimugi veevõla ja ajastustest. Ja kui ma siis eile kuulasin ja vaatasin neid, siis ma mõtlesin, et issand, kui palju kinnitusi, aga see on jälle see, et ma saan tagantjärgi sellist nagu kinnitusi, et ma olen õigel teel või midagi sellist. Tihtilugu see on, et ma olen õigel teel, et ma olen kas midagi mõistnud ja et see kuidagi pannakse ka mind toetatakse külluslikult selle teadmise ja taiplikkuse ja teadlikkusega siis, mis on juhtunud, mis on, et ma saaksin seda ka teistega jagada. See on, looduse poolt on see eesmärgiga nii, et ma saad seda teiega jagada. Et ka teie ajastute, kalade ja veevõla ajastute üleminekul, mis on tormised, mis on muutlikud, mis on inimkonnas täiesti esmakordsed, mitte kunagi varem pole midagi sellist olnud. Ja see on siis alguse saanud 2012 aastas eriti intensiivselt, siis ongi hea, kui keegi nagu seletab ka seda nähtamatut osa, mis siis täpsemalt toimub. Ja mina olen võtnud siis selle rolli praegu. Miks?
sellepärast, et elu ei anna mulle rahu, et ma pean seda tegema, ma tunnen, ma naudin ka seda. Et see kanaliks olemine, ma naudin seda. Et vaata, kui ma kontrolliksin liiga kedagi või midagi, tahaksin nagu muuta oma pilli järgi tantsima panna. Esiteks ei ole üldsegi mina, ma ei ole selline. Pigem ma olen olnud selline pool oma elust, kes järgib teiste pille. Nüüd ma olen hakanud rohkem olema see, kes pühendub iseendale, eks ju. Veebalajastu seda ka sosib, on ju. Ja see on tervise võti, see on heaolu investeering, on ju. Aga kui ma kanaldan ühisväljas, ma naudin seda protsessi. Kui ma kontrollin, siis see oleks väga väsitav. Ja see protsess, kui ma kanaldan ja teiega jagan, ma ise ka vahel õpin selle kohta. Sest nagu ma ütlesin, ma lasen täiesti vabaks oma ootused, oma mõtted, oma tulemused. Aga mul on anne näha mustreid ja sünkroonsusi. Ja ka sellepärast võib tunduda mõndadele, et see on mul endal loodud või paika pandud. Ei, see ei ole. See on täiesti, sellepärast ma näengi neid asju, seepärast ma olengi nii puhas kanal ja näen sünkroonsusi, korduvaid mustreid, sest ma lasen kõik vabaks, ma ei kontrolli, ma usaldan. Ja see on veebalajastu essents. Ja see on minu tugevus. Igaüks seda ei oska. Ja isegi kui ta oskab, siis ainult hetkeks. Ja isegi kui ta oskab, siis ta ei oska väljendada või edasi anda seda, mis sealt siis välja tahab inimkonnale just praegusel hetkel tulla. Et see panuseks oleks nii-öelda. Nii et ma ei mõtle seda välja ja ma omakasupüüdlikult ei püüa luua. Et Jumal, loodus, kõik teavad, et see nii on. Pigem, kuidas öelda, ma aitan ajastustest üleminekul inimeste sisemaailmas. Ja ma tean, see tundub kummaline, mis ma seletan, aga see on mul läbi elu niimoodi olnud, et ma saan tagant järgi ise ka taipamisi, et näe, see oligi nii. See näitab seda, et ma olen täiesti olnud lihtsalt puhas usaldav kanal. Just ühisvälja nii-öelda teejuhtidele, kes aitavad inimkonnal selle ajastute üleminekul. Ja mina olen lihtsalt vahendaja. Ja ma ise ka õpin sellest ja vahel ma ise ka, see avab minus ka protsesse. Mõnikord saan ma kinnitusi, aga mõnikord on see minu jaoks ka elamusi on sealt. Sellepärast, et ma lasen kõik vabaks. Väga palju on kaardi tegijaid siiski, kes projitseerivad oma lugusid sinna. Nad ei lase vabaks. Nad tahavad kontrollida ja edasi või äärmusi tekitada või efekti luua või siis oma mingit valu edasi käilata või sinna kinni jääda või teised ka kaasa haarata või et on ka selliseid, eks. Aga mu mõte on see, et on ka selliseid, kes on mulle püüdnud seda sama projitseerida, kuid ma usun, et iga üks on juba siiamaani aru saanud, et Marisel on mingi teine, Maris on teistmoodi. Et see on nagu siililegi juba selge. Ja see tõesti on magic selles mõttes, et ma räägin ja teen, eks ju, kuidas on nii, et 10 erinevat inimest, ma toon sulle näite, 10 erinevat inimest, mehed, naised, lapsed, nooremad, vanemad generatsioonid kuulevad sama infot, ja nad leiavad sealt oma sünkroonsused ja see matchib nende lugudega ja nad saavad sealt taipamisi ja seal on ühesõnaga, kuidas see on nii? See ongi sellepärast nii, et ma töötan ühisväljaga. See tähendab seda, et mina ei kontrolli. Kui ma hakkaksin kontrollima, siis ma hakkaksin oma valukeha teiste valukehadega, seda ma ei tee, ma ei taha seda teha, ma ei huvitu sellest, mul on hoopis teised meetodid ja ma olen lahenduste keskne, eks ju, ma ei ole selline, kes kinni jääb. Nii et ma näen, kui mingid ohud on kerinud ja neil on potentsiaal saada. Ma näen ka külluseid, õnnistusi, mis on kerinud ja neil on potentsiaal saada. Aga ma ütlen ka seda, et kõik ei ole küll kivisse raiutud, kuid kui kellelgi on määratud, kui tema hing on valinud näiteks mingil ajal
et ta lahkub, siis need punktid on need, mis pigem on kivisse raiutud. Et ta võib-olla saab ennem mitut hoiatust või midagi sellist, aga tavaliselt on. Ja kui kellelgi on õnnistus määratud selle tehtud töö eest, mida ta on läbi elude teinud, siis ka ta võib küll viibida, aga see jõuab selle inimesena täismääral. Ja mida rohkem ta viibib ja mida rohkem teda takistatakse selles, seda suuremaks see koguneb või kui see jõuab viibimisega, siis see jõuab veelgi suuremas mahus, veelgi sügavamalt, rahuldust tekitavamalt ja külluslikult. Vaata, mõned asjad on määratud, hinge need punktid on. Need teekonnad ja need võivad vahel olla paindlikud, aga jah, ühesõnaga, kui sa saad aru, mis ma mõtlen, et mis ma siin teen siin YouTube'is on ka osati magic, jah. Sest ma olen iseendaga kui magic'uga ühenduses ja ma olen ka looduse kui magic'uga ühenduses kosmiliselt ja globaalsel tasandil. Ja minu välismaailm peegeldab seda, mulle endalegi vahel uskumatul, minu kui inimesele vahel uskumatul viisil ja ma olen ühenduses ka sinu kui magic'uga. Selles ongi asi, et ma tihtilugu olen sinuga kui inimesega ühenduses, aga tegelikult, kui sa oled minu lehele jõudnud, siis sinu teejuhid, sinu kõrgem mina, sinu hinge essents on juhastanud sind kui inimest minuni, kui inimeseni, et mina saaksin sulle meelde tuletada, kes sa tegelikult oled ja et sa oled tegelikult magic, eks ju. See on üks, mis on. Ja et meelde tuletada siin elu tõsiduses, et need asjad, okei? Ja vahel see äratus on olnud teistele selline väga südamesse kukkuv, mõistuses südamesse kukkuv ja on tekkinud võib-olla sellised nagu, mul on projitseeritud ka seda, et siis kas ma olen siis armastus või mis ma olen ja tegelikult ma olen lihtsalt sinu hinge perekonnast keegi, tähe perekonnast, kes tuleb sulle meelde tuletama, sind äratama, siin keset veevala ja ajastut, ju siis sinu teejuhid hoiavad sind, et nad on sind minuni juhatanud ja ohtusid, õnnistusi niimoodi nagu edastab sellel inimkonna suurel üleminekuperioodil. Ja see on ainult ilus, et see on selline universaalne armastus, et ja mulle on lihtsalt antud see roll looduse poolt, minu hing on niimoodi valinud, sinu hing on niimoodi valinud. Ja kui sa kahtled, kas sa peaksid tegema midagi oma asja, vaata, siis ära kahtle. Kõik, kes seda maha teevad või ütlevad või püüavad sulle oma mingit projitseeringut või hirme panna, vilista sellele kõigele ja ära sellega vaidle ja taidle, teegi oma asja edasi. Et ära sellest küll kahtle, praegu ongi selline ajastu, kus sa peaksidki seda tegema, see on su tervisele hea, see on ka teistele hea, sul on endale hea, kõik võidavad sellest. Et mina tulen sulle ka seda meelde tuletama, et sa oled magic ja usu endasse, võib-olla sa tunned, et sinusse ei ole palju usutud, siis mina ütlen sulle seda, et Jumal sellega usu iseendasse, elu, sinu teejuhid usuvad sinusse, et kui sa oled juba iseendasse nii palju ankurdunud, et sa seda nagu oled sa peale juba mõelnud kas või õrnalt, siis ikkagi tee seda täiesti, kasvata, toida seda ja sa näed veel, see on sulle ainult kasuks ja elu veevala ajastu toetab seda ma tulin ka sulle ütlema. Ja ma teen seda üldkollektiivi arengu heaks, eks ju, ühiskonna, inimkonna heaks, hüvanguks. See on mu südameasi, see on nagu see kõik on üks, eks ju, et ka mina soovin, et planeet Maal kõik hästi edeneks ja valgustöötajad on kasvanud suuresti, avanud. Et tähtis on, et sa elad õiglaselt ja ausalt loodusseadustega kooskõlas. Kui sa oled vanem hing või
kasutad seda veevõlaajastut kuidagi nagu omakasupüüdlikult või sa elad oma valeminas, siis kohe elu annab sulle nagu õppetunni ka. Et paneb sind istuma selles mõttes, et mõtle järele, eks ju. Et see, kuidas sa teed või mida sa teed, on väga-väga määrav. Ja sellepärast minu anne siin leheküljel ja oma klientidega on ka jätkusuutlik, sest ma teen õiget asja. Hoolimata sellest, mis mul on projitseeritud, see on nagu tühi-tähi, see on ilmselgelt inimesed projitseerivad oma nagu piiratud vaatenurgast või oma kogemuslikult, aga mina ja tema kogemused on täiesti erinevad. Ma olengi teistmoodi. Ja minu eesmärk või roll ongi teistsugune. Ja see on väga tähtis, et tema käiks oma rada ja oma rolli ja vaataks ka iseenda sisse oma, et miks ta nagu samastub kõikide teistega, miks ta iseenda oma mätsikut ei leia ja ei tegele sellega, seepärast, et seal ei ole nagu resonantsi muidu. Ja ta ainult, nimelt see on ka kontroll, eks see väsitab teda ennast ainult, mitte mind. Mina olen omal rajal, mina tean, mis ma olen ja mis ma teen ja kuidas ma teen. Ja ma tean, et see, mis ma teen, on õige ja õiglane. Ma tean, sest see on loodusega kooskõlas. Ma tean, et ma olen tulnud seda siia tegema. Nii, seda ütlesin, et Merikese numbrite keele kaardid minu poolt on hetkel otsas. Oi, ma tahtsingi seda, väga pikk tuleb sissejuhatus, kuid tahtsingi seda öelda, et magic on ka see, et ma müün oma kodu ja ma ei müü seda igale ühele. Ma olen seda aegamisi müünud, vahel olen kuulutuse maha võtnud, mõelnud, et ma jään ikkagi siia edasi. Mulle meeldib lihtsalt siin nii väga, ma armastan oma seda kodu, aga midagi minus ütleb ka, et mul on vaja edasi liikuda ja uued väljakutsed ja nii edasi. Ja ma olen igatepidi nagu, on minu juurde tuldud ka erinevaid inimesi aga ma olen selline, et ma ei tahagi seda igale ühele nagu müüa, et ma alati valin, kellelega ma müün ja mul on hoopis teistsugune, ma olen selline sõltumatu vabakutseline maakler, väga harva võtan vastu mingi vahendust pakkumise ja ka ise nii-öelda valin hoolega kellele või millega, ma ei ole ainult see, et saaks nüüd raha ruttu, et mul on, see on väärtuse vahetus, eks ju, et see on nagu selles mõttes, mul on hoopis teine võib-olla vaatenurk sellele ja ka loodusega koostöö on siin ja eile oligi, et mul tuli siis kiri Hongkongist ja ootamatult öeldi, et soovitakse siis tulla vaatama. Ma olen kuidagi alati teadnud, et ma sellel suvel ei müü seda. Sest ma vahel võtan maha, võib-olla mõtlen ümber, kulgen, olen, mingi taipamine mul on. Ja mul tuli taipamine, et ma müün selle sellel kuul, kui ma sellega ostsin. Eks ju, 5 aastat tagasi. Ja tulebki taipamine, et kuule, ma tulen sellel kuul Eestisse, Hongkongist Eestisse, minu nimi on see, eks ju. Ja ma tulen Hongkongist Eestisse ja ma olen huvitatud paarist investeerimise projektist, osta siis paar projekti siin Eestis ja ka tegemaks iluteenindust, on ju, et siin reisida, on ju, ja teha ka businessit. Ja niimoodi alguses ma ütlesin, et okei, et huvitav, on ju, sest vaata siin Eestis on nii palju skämme olnud, ma kohe läksin, blokk tuli ette, et Hongkong on ju, kas on jälle mingi skämm, mingi kiri, teate küll neid kirju on ju, et oma pinni ma kindlasti ei anna, mõtlesin oma sees, eks ju, ukse numbrit ka ei anna ja siis ütlesin, et aga miks sul on e-mailis ja siin WhatsAppis nagu erinevad nimed? See ütles, et see on kultuuride erinevus, et meie kultuuris ongi nii, et e-mailid pannakse täiesti teise nimelised, see on nende oma eripära. Ja siis ta sai minu peale pahaseks algselt, kui ma ütlesin,
ma olin skeptiline, ma ütlesin, et oota, aga hästi, et aga kas sul on seal Facebookis või kuskil nagu konto või Instagramis või Facebookis, et tahan teada, kas sa ikka oled päris inimene, ütlesingi nii, on ju. Ja siis ta sai pahaseks mu peale, mis oli alguses veider, aga siis ma sain aru, et tõepoolest Eesti on nutirahvas või nutiriik, et seal ei ole see nii populaarne või noh, kuidas öelda, on ju, kõik need erinevad sotsiaalmeediad ja et ta sai pahaseks, et mis mõttes, et ma siis ei ole päris inimene, kui ma seal Facebookis ei ole, on ju. Ühesõnaga, aga lõpuks meil olid sellised kultuurilised erinevused, tulid sõbralikus võtmes, skeptilises, aga sõbralikus võtmes ülesse ja nad said lahendatud. Ja me jõudsime nii kaugele, et kui ta siia Eestisse tuleb, siis arvatavasti ma tutvustan talle Eestit ja võib-olla isegi teeme koostööd ärilises mõttes ja selles mõttes aitan tal sisse sulanduda siia. Et pildid on ja kõik need asjad, päris nimed on ja informatsioon, mis valdkonnas me tegutseme, on ju, ja ühesõnaga kindlasti ma olen ettevaatlik lõpuni välja, aga mida rohkem me rääkisime, seda rohkem sain aru, et tõepoolest see ongi nii, et inimene Hongkongist soovib Eestisse investeerida. Ja nii ongi lihtsalt, et see tundub nii uskumatu, aga nii on. Ja kuidagi mida rohkem me suhtlesime, seda rohkem on aru saada, et selle taga, kuigi me suhtlesime Google Translate'iga, eks ju, selle taga on ikkagi reaalne inimene ja reaalne soov seda nagu energeetiliselt tunda. Ehk siis näis, kui see juhtub ja nii edasi, aga ühesõnaga, ja ma just hiljuti mõtlesin, et võiks teha nagu video kodust, et müüki nagu suurendada, et hakkasin nagu plaanima, siis midagi hoidis mind tagasi. Muide, enne seda ma nägin väga palju minu lehel poppis üles Aasia videosid, mis ma olen alati arvanud, et nad on ääretult talendikad ja targad, väga targad, elutargad, loodustargad, tark rahvas. Ja sellised videod hakkasid mulle tulema ja ma imetasin neid videosid ja jagasin neid videosid ja ma mõtlesin, tegelikult see käis minust läbi ka, et huvitav, et miks niimoodi nagu Aasia videod mul nagu järsku on hakkad tulema üles niimoodi poppima. Nüüd ma siis saan aru, eks ju, et huvitav selline nagu üleminek. Ja sai väga nagu isiklikke detaile vahetatud ka. Mitte minu poolt ja kindlasti mitte PIN-koode ja asju, paroole ja igasuguseid neid mitte, kindlasti neid lõpuni välja mitte, on ju. Minu sõnum selle kinnisvara vahendusega, mis mul selline huvitav magic selline on, mul on varemgi olnud selliseid asju, koerte otsimisega, huskisid, kui me otsisime ja tööotsingutega ja ka kinnisvara teemadega on mul alati olnud selliseid, et ei ole palju valikuid, aga need valikud, mis on määravad, eks ju, on natukene ka magicud, et natukene tundmatusse astumine, aga see tundmatus, alguses isegi mõtled, et kas ma üldse räägin siin edasi, et see tundub nagu nii utoopiline. Aga alati see on olnud nii, et see, et sa usaldasid seda protsessi, läksid kaasa, siis tegelikult on see kasuks tulnud. Ma ei taha nüüd öelda, et minge nüüd kaasa iga skämmeri ilusa jutuga, olge alati ettevaatlikud, kindlasti ma enam mingeid koode ja asju, eks ju, ega täpsustavaid teemasid loomulikult, ma olen ääretult ettevaatlik inimene, aga lihtsalt, et vahel on veeolajastu kutsub meid ka tundmatusse. Ja see on päris huvitav selles mõttes, põnev teekond. Jah, selline teema siis ka. Aga vaatame maaelemendile, mis magic on maaelementi ees ootamas. Või mis magic on õhus, võiks öelda ka. Et kas siis ootamas, käimas või kuidagi niimoodi, et inimesed on erinevad, see on üldkollektiivne lugemine maaelemendile.
näitab, et partnership näitabki, minu meelest ma ütlesin eilses osas ka raha ja töö, et neil on kinnisvaraga mingi teema, partnership tuleb ülesse. Näitab siin partnership ja minus 31 on ka 4. Näitab oma väes olemist, näitab suhtlust, näitab seda, et on olnud mingi reetmine, aga nagu õnnistus tuleb läbi enesearengu. Ja väga palju rõõmu tuleb. Siin näitab ka empty nest. Näitab, et tegelikult kinnisvaraga seoses on see. Ja vaata, siin on jälle see, et Maris, et kas sul on mingi salakaaval plaan kedagi midagi kontrollida maaelementi. Tegelikult mitte. Vaid siin on ka nagu teatud mõttes, ma hakkasin selle peale mõtlema, siin on loogiline seletus, et kui sa kolid, siis tavaliselt on see, et ja kui sa kolid ja sa avastad, et suhted ka muutuvad või et uued inimesed või ümbruskond või keskkond, see on loomulik. See on loomulik, et sa lõpetasid mingi vana ringi, mingid vanad energiat, ka sidemed või energiat olid selles eelmises kohas või kuidas öelda, mitte halvad, aga nad on ennast ammendanud, nad on ennast ära elanud. Mitte negatiivselt, vaid lihtsalt, et mingi ring on saanud selles osas täis, siis on loomulik, et inimene tunneb, et ta tahab nüüd vahetada keskkonda ja siis tema enda elus ka midagi muutub. Ja siin konkreetselt tulebki nagu ühisväljast näitab neid mustreid siin välja. Et seda on, ta toob esile see antud olukorras niimoodi. Siin tuleb hästi nagu tervendavad energiat. See kõrgem hingeside on päris selline tervendav, tasakaalustav, armastav. Sa alguses võib-olla ei taha seda nagu uskuda või vastu võtta, aga sa ikkagi lähed sellega kaasa. See on õnnistus tegelikult. Ja see on õnnistus sellest, et sa oled sina ise. Et sa oled tõeliselt sina ise ja sa kuulad oma teejuhte. Ja et sa väljendad läbi iseenda. See võib olla ka seotud reisimisega. Ja kindlasti eneseväljendus, eneseareng, eneseväljendus ja sellest, et sa nagu oled vaikuses või lased lahti või oled sina ise või usaldad elu või, aga samas ka väljendad ennast autentselt, eks ju, et siin on selline. See oli maaelementidele. Siin tuli pigem välja, et sa nagu siin on ka ühendus selle raha ja tööga, mis ma ütlesin, see kinnisvara vahendus. Siin see kinnisvara vahendus võib olla midagi, mis võib sul avada uusi uksi või tuuli ja ma näen, et päris külluslikul viisil. See tähendab seda, et midagi sa oled enda sees väga õigesti teinud. Nii, vaatame nüüd õhuelemendi. Vaatame õhuelemendi, mis ime on õhus või sind ees ootamas. Mis elemendile vastab, mis tähtkuju sa näed siit alt infost, aga samas kõik elemendid on meis endis olemas, ka kui me oskame märgata. Õhule tuli siin pakk eraldi välja, ma võtan need siit. Olgu, siin on väga tugevad energiat. Wow. Wow, mis ma näen praegu. Okei, ma kohe räägin. Vau, õhuelemendid. Õhuelemendid, vau. Vau. Mis asi see oli?
Saan aru. Ühe asja veel. Võimas. Magic. Vau, kui positiivsed kaardid, nalja teete minuga siin või? Ma olen ka õhuelement. Ma vaatan, mis see oli siin. Jaa, õhuelemendid tuleb ka selline 0 punkti see, aga see 0 punkti oma tundub mõnele, et nagu kas ta laiskleb või, kas ta muneb või, kas tal on midagi viga või. Et see on nagu vaata see kalade ajastu mentaliteet inimesele, kes elab veevalaja ajastu vaibis, aga ta ei saa aru, et tegelikult need inimesed on kõige produktiivsemad. Ja see ongi sellepärast, et nad võtavad endale aega, et olla vahepeal. Settida ja kõik need asjad. Ja nad on palju produktiivsemad ja teadlikumad ja shortcuts can do, eks. Et jälle antakse mingi hinnang, mis enda mingi valukoht või mingi asi elus ja siis nagu eeldatakse, et teine on, aga tegelikult ta täiega on produktiivne. Ta täiega teab, mis ta teeb, ta tasakaalustab enda süsteemi ja nagu ma ennem tõingi, et on usaldav, eks. Teeb loodusega koostööd, veevlaajastuga ühenduses on ja, et see ongi see, et see kõik, mis näib, ei ole päris see, eks. Siin näitab tööd. Siin näitab tööd, et ma võtan kohe siit tuli niukene ja ma pidin kohe juurde küsima, sest nii põnevad teemad. Ja ma hakkan kuskilt siit kihi haaval, siin tuli väga palju kihte. Esiteks tuli kalade ja veevalaja kaart, mis on ajastuste üleminek. Ja siis tuli siin kaardid veel selline nagu tugevus, dignified, kommunikatsioon ja sõnumid. Ma olen õhuelement ja see, mis ma pikka sissejuhatu tegin ja mõned ütlevad, Maris teeb nii pikki sissejuhatusi, nii igav, mine kohe asja tuumani ära hakka, ole konkreetsem, ära siin niisama on ju. Aga see ongi see, et see on eelhäälestus, see on vajalik, see on minu viis. See on, mis toob sind ka elu virvarris kiirustamisest endasse. See on tasakaaluks väärtuslik ja oluline. Ja see on minu olemus, vaata, see on minu viis. Ja see alati on tervendav, on suuremalt jaolt mulle tagasisideks siiski antud. Aga see võib olla tervendav ka niimoodi, et sa nagu selles hetkes sa seda ei mõista, mõni ei mõista. Aga tagant järgi ta saab aru. Ja ma ütlen ausalt, ärge minu videosid ja minu sõnumeid ka kuulake ega lugege kas sõidu ajal või siis, kui sa pead olema alert. Kas sõitmise ajal autoga või kui sa vajad keskendumist või midagi sellist fookust, pigem võtke, lugege ja kuulake minu neid, kui teil on aeg endale, aeg maha võetud. Eraldi, sest ka minu nendega on selline muutunud teadvuse seisund tekib, ja? Ja see on selleks, et muutus saaks alata. Ja see on selleks, et igaüks saab noppida sealt seda, mis on parasjagu tema jaoks oluline. See on nagu kanaldatuse energia, millest see ongi see, et sinu kõrgem mina edastab nii mulle kui ka sulle sõnumeid samal ajal. See on üliteadvuse, alateadvuse ja teadliku meele joondumine. Ja mõnele on see harjumatu. Aga kuidas öelda, see on justkui nagu restart tegelikult. Inventuur sinu enda sees ei ole kindlasti juhuslik. Ühesõnaga, siin on palju, siin on tööga seoses. Siin on tööga ja ajastute vahetusega seoses ja siin on näha ka koostööd.
siin on näha ka koostööd selles mõttes, et vaata, nagu ma kirjeldasin selle Hongkongi sellega, et alguses on justkui nagu kommunikatsioonis selline nagu kaktus sees, sest siin on nagu erinevad yin-yang powers, tahavad omavahel kommunikeerida. Et siin on veel niisugune kalade ajastu ja veevalaja ajastu selliseid nagu lihvimisi või teemasid, on täiesti okei. Ka mina ei ole üdini veevalaja ajastu essentsiga, aga minus on kalade ajastu veel neid läbi siis suguvõsa päritolu, kõik need on, aga ma olen väga kiire taipama, mis on mida jätta, mida võtta ja mis lahendused on ja nii edasi. Mis on vajab muutust, mis mitte, mis vajab hoidmist, mis vajab muutust ja nii edasi. Ja siin on näha, et on nagu mingi, alguses on nagu kaktus ka, aga on suur koostöötahe. Tuntakse teineteist ära hinge tasandil. Siin näitab seda ja siin on nagu koostöö. Selles mõttes ma näen siin energiaid töös vallas. Eclipse, just ma näen union of opposites, siin on nagu vastandid tõmbuvad. Aga on äratundmine, nende vastandite vahel on siiski äratundmine selline ühisus, selline sarnasus. Ja see on ääretult magneetiline näitab siin, see on ääretult magneetiline ja teid on kokku toonud veevalaja ajastu. Just nagu kalade ajastul on ka yin-yang, eks ju, ka see jätkub tegelikult veevalaja ajastul. Aga sellel määral, nagu ma olen kõrgemate hingesidemete kohta öelnud, et mõlemad saaksid tervikuks. Et nad enam ei oleks kaassõltuvad teineteisest nagu kalade ajastul, vaid et nad teeksid koostööd sellisel terviklikul viisil. Ja ma näen 0 punktist ja nii edasi. Ma näen, et siin on tekkinud nagu mingi äratundmine vastandite või erisuste vahel ja see on magneetiline näitab. Kaardid lihtsalt ütlevad. Et keegi oleks ka nagu introvert, ekstravert, näitab ka kodu ja mis meid ühendab ja 11 ja ka siin on natuke nagu kõrgema hingesideme, aga töö vallas. Näitab kaktus, ütles artistlikkus on, siin on umbes, et üks on artist ja teine on introvert nagu. Ja siis nad nagu, aga neil on mõlemas on ka see introvert ja artist mõlemas on. Ja siis nad äratavad teineteises. Ja tuli kaktus ja siis tuleb, ütleb, et 3. maja, et ikkagi on vaja suhelda ja eneseväljendus ja artist jälle tuleb ja sotsiaalne ja rõõm ja sisemine päike ja väekeskus, optimism, et see, mida rohkem te väljendate teineteisega, nagu ma ütlesin seda aasialasega, seda rohkem tekib selline äratundmine ja austus teineteise suhtes, isegi kui on kultuuride või mingid muud erinevused, üks on võib-olla mees, teine naine või kultuuride erinevus või üks introvert, teine ekstravert, eks ju, aga siin on nagu kutse sellele. Ja ma näen, et siin on päris tulus koostöö võib olla, kui mõlemad on selliselt nagu austavad teineteise erisusi ja on hea tahe. Et on selline filosoofilisus on siin ka ja suhtlus hästi suur rõõm, hingerõõm nagu hingerõõm ja selline teema. Võib-olla üks on rohkem selline, kuidas öelda, nagu mingis valus või kuskil kinni ja teine nagu toob rohkem seda, mingi on happiness, well-being, artist, intuition, gratitude, jah, tänutunne ka ja mõistmine, aga usaldage kontrolli on ju selles mõttes, et kogu aeg jälgi, kuidas et ei läheks sinna kaassõltuvuse lõksuga koostöö mõttes siis. Veeelemendile magic.
hästi palju öökulle tuleb, elutarkust sümboliseerib see. Siit tuleb ka armastuse ja raha energiat tegelikult välja. Aga veeelement on omas, magic on see, kui nad on omas elemendis, sest tuleb nende enda, see võib olla nii mees kui naine, nende enda elemendi kaart tuleb ja flow. Neil on nii, et kui nad on suhtes, siis nad liiga palju veevalaja ajastuga, nad võtavad liiga palju vastutust enda kanda, mis keegi tunneb või teeb. See ei ole nende vastutada. Nad peavad ennast vabastama sellest ja ennast hoidma. Liiga palju võtavad vastutust ja koormat enda kanda ja see tekitab neile peavalu. Nad tahavad suhetes ja nad on hea suhetes, kuid on vaja leida tasakaal selles, et nad võib-olla endalegi teadmata liiga palju ei ole nagu vaatlejaid, vaid kogevad teiste asju. Et see on vaja, need kihid on vaja nagu leida tasakaal seal. Tuleb ka 12. maja ja on vaja puhkust leida siis oma inimeste vahel ja leida oma sisemise lapsega, võtta kohe see looduses laadida, võtta enda enese aega. Et veevala ajastu üleminekul kindlasti veeelemendid on selles mõttes, nad peavad väga endale võtma aega, sest nemad on endalegi teadmata väga suured sponge'id nii-öelda oma tundlikkuses, eks ju. Aga nad on väga targad, nad peaksid usaldama oma intuitsiooni ja veeelemendiga nagu veega olema nii väljast kui seest ühenduses oma essensiga. Wisdom tuleb 2 korral, öökull, ma ei tea, kas see on sinu väelind või väeloom või igastahes, eks ju, sa oled väga tark, et usalda oma intuitsiooni ja kui sa tunned, et kas mingi inimene, olukord, situatsioon või sündmus hakkab liiga üle overwhelming olema, siis cut it out, et sa pead natukene siin olema. Child. Tasakaal tuleb ka 2 kohas, healing. Sa oled tegelikult, magic on ka see, et sa oled hoitud. Sa oled hoitud, sa oled õrn, sa oled tundlik, sa oled sensitiivne, aga sa oled ka elu poolt väga hoitud. Võib-olla jamaks läheb siis, kui sa pead liiga kiirustama. Aga sa teatud mõttes nagu oled manifestor, you're planting some seeds. Mina soovitan sul istutada selliseid seemneid, mis aitavad sul rohkem võtta aega endale, kas passiivset sissetulekut või midagi sellist. Sest veevala ajastu mõjub sulle üpriski selliselt intensiivselt sellepärast, et sa oled nii tundlik ja nagu kanal samamoodi nagu mina arvatavasti, jah. Ja on ka salakavalaid keegi siin on ju, et mingi teema siin on, mingi foks, mingi lase minna mingitel, ma ei tea, mingi sahker-mahker siin on ettevaatust. Et ära usalda ka kõike, ära ole liiga naiivne või ma ei tea. Aga tegelikult müntide 10 ja karikate 2 ja mõõkade kuninganna, sa leiad tasakaalu, kui sa otsid ka vastuseid. On ka tegelikult siin kaksiking, et karikate 2 tuli ka, et sa tegelikult, see ei tähenda, et sa oled vales suhtes, kui sa tunned ennast vahel väsinuna. See ei tähenda seda necessarily. See tähendab seda, et sa lihtsalt liiga palju tahad võtta heast südamest vastutust kellegi teise asjade eest. Aga iga inimene võtab veevala ajastus isikliku vastutuse. Sina kannad ainult oma asju. Ja kui 12. maja, kalade maja, 12. majale on siis need meie eelmiste elude kõik karakterid ja aspektid, võtavad sinu, ma ütlesin, siin tuli foks, eks ju, võtavad sinu ülevõimust või kuidagi mõjutavad sind, siis sa pead mõistma ka seda,
et tegelikult, et sa ei vastuta mitte kellegi ega millegi eest, mis nemad on teinud, kas selles elus või eelmises elus, igaüks vastutab vaid oma vigade paranduse eest. Ja sa ei saa karmat tarmaks muuta läbi teiste inimeste, veevalajastus on läbi iseenda, ainult sisetöö tulemusena. Seepärast, et mõni võib seda kuritarvitada. Ta võib aru saada, et sa võlgned mulle midagi, ma tekitan sinust süütunde, siin tuli Fox, vaata, ma tekitan sinust süütunde ja siis et sa võlgned mulle ju midagi. Ja siis ta hakkab niimoodi manipuleerima, aga siis sa ei ole oma rajal. Ei, tema ei ole oma rajal ega sina ei ole oma rajal, see on kaassõltuvussuhe. Et ettevaatust, et sa ei lase ennast selles mõttes manipuleerida. Et veevalajastus, kalade ajastus oli nii, et karmat tarmaks muuta, oli nii, et läbi teiste inimeste sa tegid kellegile head. Tarma, aga veevalajastus on pigem nii, et sa teed endale eelkõige head ja kui sul on ülevoolavalt palju ja sa tunned, et sa tahad jagada, siis on ka see okei. Aga sa kellegile võlgu või mingid niimoodi otseselt ei ole, sest elu niikuinii tagastab sulle selle, mis sult võeti või mida sina tegid või mida teised tegid. See kõik toimub indiviidi tasandil, aga samas me oleme kollektiivis. Mõistad? Et igaüks should mind their own business ja siis on elu parem koht ka. Ja see võib mõnele tunduda isekas, aga see ei ole, sellepärast, et see on sinu kui sina hoolitsed enda heaolu ees, siis sa saad ka teistele parem olla. Siis sa saad ka paremat luua, sa saad olla ühiskonnas, keskkonnas parem seda veevalajastus toetab. Sa oled natukene jäänud lõksu sinna oma South Node'i lõunanaela ja ma näen, et siin on seos sellega, et sa oled kalade ajastu selles, aga activate ehk joondu. Ma ei tea, mis see Gemini siin, kas suhtle või oled nagu töömesilane, igastahes, ja suhtle 3 ka. Ja joondu, activate, joondu oma enda sellega. Ja drop like täiesti drop, tee kas spirituaalseid vanne, veerituaale, kõik eelmise elu mustrid või mingid teemad kukuta need ja tule rohkem ankurdu iseendasse. Et veeelement liiga püüab vastutada, päästa, kogeda, arvades, et see on hea inimese tunnus, tegelikult see ei ole hea inimese tunnus, sest sa ei teed endale liiga nii. Ja ütleb, et mu sünniõigus on jagada küllust ja jõukust. Töö rahuldab ja edendab mind. Tegelikult siin tuli ka nagu töömesilane. Aga see töö võib hõlmata suhtlust. Väekeskus, tule enda väesse. Armastan oma inimesi ja tööd. Just aga leia seal tasakaal. Nii, tule elemendile. Nüüd on aeg küll läinud, sest intro oli pikk. Aga see on mulle omane, kellele sobib, see jääb, kellele ei sobi, see leiab midagi konkreetsemat, paremat, endale sobivamat. Tule elementide magic. Tuleelementidel kindlasti on siin olnud mingi lein, kas mingi teema lõpetamine mingis valdkonnas. Ja nende magic on see, et nad tõusevad sellega, kergus tekib neis selle, kui nad lasevad selle lahti. Ja võib juhtuda sellel suvel, tuleb suvi. Neil on väga tähtis ennast samamoodi väljendada, läbi lugude ja nii edasi. Läbi kogemuste, läbi lugude, kas enda või teiste. Kas kuulata või rääkida, olla õiglane. Neil on olnud või nad on kuskil puuris,
kaassõltuvussuhtes, mis neid ei väärtustanud, mis neid kui tõelist olemust, nende emotsionaalset intelligentsust ei väärtustanud. Magic on see, et nad saavad sellest aru ja tõusavad kõrgemale sellest. Ja see, mul tuleb külmavärinad, see on ilus. See on väga-väga ilus. Kuigi tuleelement, siis tuleb hästi veeelemendi see, ehk siis selline emotsionaalne kaastunne ja läbi selle südame niisugune väljendus on väga-väga tervendav. Ja suhtlus tuleb mitmes kohas. Mõõketäs ja ka õhuelement tuleb. Aga õiglusega rääkida ja autentsusega ja läbi oma kogemuste. Et siin on mingi kasv tekkinud ja eneseväärtus läbi selle kasvu, mis on ilus. See ongi magic. Ja isegi ma ütleks, et ametikohal või kuskil staatuses läbi selle sa oled muutunud tugevamaks ja sind austatakse. Jälle tuleb suhtlus. Yin-yang powers jälle. Mees ja naise energiate tasakaal on tekkinud siin sinu enda sees. Sa oled vastandumise asemel kukkunud tasakaalu südamesse ja läbi selle sa vestled ja läbi selle tekib sümbioos, koostöö ja laienemine ja kui sa teed seda õiglaselt ja läbi mõistmise, siis see ongi sinu kasv, see ongi mingi vaatenurk on sul muutunud just naisenergia osas. Mitte meeste, vaid naisenergia, mis on sinu enda sees. Sa oled muutunud mingi paindlikumaks läbi õigluse, läbi kogemuste, perekondus. Sa oled avardunud läbi selle mingi kaassõltuvuskogemuse, sa oled avardunud, sa oled leidnud eneseväärtuse rohkem. Ja igasuguse süütunde ja väärtusetuse ja häbi tervendus on elada oma väärtuste kohaselt, väärtustada iseennast ja elada oma väärtuste kohaselt ja seda ka teistega jagada. Ja ma näen, et tuli on kuidagi nagu oleks nagu avardunud ja samas joondunud. Hästi huvitav. Kas on juba praegu või see on protsessis, ma näen siin, et see on nende magic ja see on ilus, see on tasakaal, see on võimas. Aitäh sulle, kui see sulle korda läks, pane like muide, aitäh Mare, kes see tasakaalu panustana saatsid. Väga armas 14 €, aitäh sulle Mare, ole õnnistatud, kõike head sulle. See rõõmustas mind ja pange like, kui teile see korda läks, kui see resoneerus teile, kui teile minu pikad sissejuhatused on okeid, pange like, siis ma tean, ma jätkan. Aitäh sulle, nägemist!